Tere kõigile! Täna on mul hea meel tervitada siin Heidit, kes on meil Soomes pesitseb ja kellega me oleme koostööd teinud. Issand, me üks päev arutasime, see aastaid oli omajagu. Aga Heidi, mis pani sind kunagi otsima sellist asja nagu coaching? Tere, tere, ka minu poolt. Mis pani mind otsima? Ega ma ei otsinud selles suhtes, et ma lihtsalt jõudsin sinuni. Huvitav küll, sa ei otsinud coaching ut, sa jõudsid minuni. Mis oli see, mis või mille kaudu sa siis jõudsid minuni? Ilmselt olid sa piisavalt nähtaval ja sattusid mingite sageduste tõttu minu vaatevälja ja jäin jälgima ja sealt ta siis vaikselt lahti rullus ennast. Ehk tegelikult oli see, mida ma alati inimestele ütlen, ole nähtav, kui sa tahad, et sinu tooteid ja teenuseid märgatakse. Sina siis kogemata juhtusid nägema Karmo mingit postitust, on ju, ja võtsid minuga ühendust. Ja, Mis sa ja postitus küsisid? muide ei olnud seotud isegi tollel hetkel üldse mitte coaching uga see esimene postitus, vaid lihtsalt mingi selline mind huvitav asi, sest tollel hetkel ma ei mõelnud üldse ju coaching ule. Absoluutselt. Ja mingi väike äkki oli mingi tasuta koolitus vist oli, mis sa seal tegid. Ja sellel osalesin ja siis seal oli ikka lõpus, et kui sina tahad täpsemalt kuulda ja teada, et siis pane mulle kalendrisse aeg kirja ja siis ma panin kalendrisse aja kirja. Ehk kõige parem müük on see, kui sa ei müü. Just. Taaskord jälle see hea näide inimestele, mida me tegelikult iga päev õpime, on ju. Aga kui sa jõudsid minuni, mis iganes see postitus oli, on ju, siis järgmine on see, et sa jõudsid minu tasuta koolitusele. Aga sa ei oleks tulnud koolitusele, kui sa ei oleks mõelnud, et mis on siis see nagu, mäletad sa veel sellest on aastaid tagasi, ma tean, Heidi. Et mis Mm. oli see, mis sind pani mõtlema, ma üldse tuleksin sinna tasuta koolitusele? Tead, lihtsalt huvi, ma pakun, et tollel hetkel ta oli lihtsalt huvi, et ma vaatan, et mida sa siis räägid seal, et reklaam, nii-öelda reklaam siis on ju, mitte siis tasuline reklaam, aga lihtsalt see postitus seal ise siis kutsus ilmselt just selliselt, et ettevõtte kasv, Mhm. ma pakun, ja kuna mul oli tollel hetkel ju sihuke pisikene ettevõte, üksinda seal tegutsesin, minu enda töökoht. Et siis mind ikkagi huvitas see, et kuidas see kasvatamine käib ja kuidas see ettevõtte juhtimine käib ja noh, ikkagi Mhm. suur mees Karmo on et sihuke aukardust äratav ja niimoodi, et tema kindlasti teab täpselt, mismoodi äri ajada. Et äkki keegi oskab mind õpetada, kuidas äri ajada. Kusjuures see ongi nii lahe, et inimesed mõtlevad, et Karmo on mingisugune, ma ei tea, juhtimiscoach või ettevõtte Ja. mentor või mingi asi. Tegelikult mina aitan selgust saada, on ju, mõtlemises, mida ma mõtlen, mida ma tahaksin saada. Ehk me loome seda visiooni ja see visiooni loomine võtab natuke aega võib-olla isegi kohati. Sest ma ütlengi, et see oli, ma arvan, see 22 aasta järsku, kui meil oli või oli see 21, midagi sellist võis olla isegi, ma arvan, esimest korda. Meile 20, ma ükspäev just vaatasin, millal ma liitusin coaching uga Mhm. konkreetselt ja 21 aasta märts Just, järelikult see pidi olen olema ma mingisugune, teinud esimese see võis olla siis kas 21 algus või siis 20 lõpp, on ju, aga mingi asi oli. Ja nüüd tegelikult sa tulid coaching usse ja sul oli ülikiire areng, ma ütleks selle peale. oli absoluutselt. No ma teadsin ju juba ennem tegelikult, et kuidas energiad toimivad. Ma lihtsalt ei teadnud seda süsteemi seal taga või miks ta nii on. Ja siis, kui ma hakkasin siis õppima, võtsin ilusti, Karmol on sihuke mõnus õppematerjal, mis läheb peatükk korraga, 12 peatükki. Et läksin lihtsalt mööda neid peatükke, jalutasin niimoodi ilusasti, ei hüpanud ette, ei jätnud vahele, vaid läksingi mööda neid peatükke ja tegin kõike, mis seal öeldi ja natukene siis olin julge ka vähekene, et ikkagi näitasin ennast kuskil pool veits. Ja kasv tuli hetkega, nii et kui alguses mees küsis ju, et no mis asja on ju, sest Ja kui ma talle ütlesin, et ma nüüd muudan mõtlemist ja saan niimoodi rikkaks ja et mina saan nüüd niimoodi miljonäriks ära, siis ta, siis ta ikka naeris alguses mu üle ja muudkui küsis, et no kas sa oled nüüd tagasi teeninud oma raha. Noh, 3 kuu pärast ma võisin juba öelda, et no on ja nüüd edasi tuleb kõik peale, onju. mm, et lihtsalt kasv oli meeletu kiire
ma ei saa öelda, et ma kellelegi hullult soovitaks sama kiiret kasvu. Et kui ma niimoodi tagantjärgi vaatan, siis ma ei saa öelda, et ma seda soovitaks, sellepärast et see kiire kasv ju viis selleni, et ma ei jõudnud enam õppida lihtsalt. Mul lihtsalt ei olnud enam aega selle õppimise jaoks. Ja see, aga jah, kasv on olemas, kui sa päriselt tegutsed ja kui sul on juba mingid süsteemid ette loodud, siis ma arvan, et see kiire kasv ei ole ka probleemiks, et ta on probleemiks siis, kui sul ennem süsteemi ette ei ole loodud. Tegelikult ma olen sinuga nõus, et vaata, kui sa alustad ja oled üksinda, on ju, siis sul on vaja luua struktuurid, süsteemid, et sa saaksid neid kliente hallata, kes sul hakkavad tulema. Ja ma alati Mhm, ütlen inimestele ka, et sa pead olema valmis vastu võtma nüüd võib-olla sadu inimesi korraga, on ju, sest nad mhm. tahavad kõik sinu juurde tulla. Ja nüüd sa ei ole valmis selleks. Ja Jah, siis sa jooksed ennast lõhki, sul on pinge ja stress. jah. Ka teine asi, mis ma arvan, ka sinu puhul võime välja tuua, et väga paljud inimesed tulevad ka coaching usse, sa oled näinud ise seda nende aastate jooksul. Nendel on üks asi, mida nad teevad ja siis nad järsku nagu tahavad midagi kõrvalt tegema hakata, veel midagi ja siis veel midagi. Ja siis tegelikult see fookus hajub täielikult. sa oled väga Mhm, hõivatud, aga tegelikult kannatab see, mida sa algselt olid mõelnud, et sa tahad nagu kasvatada. See mhm, kannatab tegelikult kõige rohkem, vaata. mhm. See on üks põhjus, mida ma selle juures näen, on see, et noh, jällegi on ju, kui ma võtan nüüd oma kogemuse põhjalt, et kuidagi on see mõte, et nagu mitmed sissetulekuallikad ja millegipärast inimesed kipuvad arvama, et see tähendab seda, et meil peab olema mitu sissetulekuallikat ja kõik on erinevatelt aladelt. Ja Mhm. sama arvasin ka mina tollel hetkel, onju, siis ma mõtlesin, et oi, mina proovin nüüd võrkturundust. Tegelikult oleksin ma pidanud jääma keskendunult oma raamatupidamisteemadele ja siin seda siis laiendama aina kliendile lisaväärtust pakkuma. Et see oleks pidanud olema ja täna on nagu see minu suund, et kus on need mitmed sissetulekuallikad siis antud momendil ja lood selle ühe asja korralikult ära ja alles siis võiks hakata vaatama seal, et oh, äkki mul nüüd jääb aega, et mingisuguseid lisaasju teha. Et kui tõesti nagu siis, kuidas ma nüüd ütlen, universum kutsub, et tule tee nüüd seda ka, et siis jah, et kui sul see üks asi on kindlalt seal all ja sinna on korralikud süsteemid loodud, siis absoluutselt võib minna ja teha neid muid asju ka. Sest siia võibki paralleeli tuua, et see on nagu, kui sa hakkad omale ehitama maja, kuhu sa tahad sisse kolida, onju. Mhm, Ei jäta ju seda pooleli, vaid sa nagu just. teed selle lõpuni ja siis hakkad tegema seda kõrvalhoonet ja asju, et sul oleks nagu kuskil asju panna, aga kõigepealt tee see üks asi valmis. aga Mhm, see ongi, tahaks kiiresti palju ja nii edasi, onju, siis sa tõid väga hea punkti välja. tegelikult mõtteviisi treeningud ei ole see, et saan kiiresti väga rikkaks kohe, vaid mhm, vastupidi, see on, ma ehitan targalt ja loon selle rahu enda sees, et ma tean, mida ma teen ja nüüd hakkan minema. et kui sa võtad nüüd seda arengut, siis oligi väga kiire areng, siis ei olnud enam aega, kõik oli nii liiga palju, ütleks niimoodi, onju, fookus läks ära jah. ja siis õnneks tuli selline õnnelik juhus, onju, see oli 2023 me vist vaatasime või? Seda ma ei mäleta, millal sul esimene alguspunkt oli. Ma tean, et tolle aja peale ma olin natuke aega juba siis 23, 23. jah, et siis ma olin natuke aega juba coaching ust eemal olnud siis selliselt otseselt onju, et eks ma ikka endaga edasi tegelesin ju kogu aeg. Ja üritasin ikka meest ka meelitada niimoodi vaikselt. ja siis peaaegu pool jõuga vedasin ta siis, oli siis 23 onju sügisel või oli augustis või kuidas see oli tookord esimene, ma ei jah, mäleta. minu arust see, kas see oli järsku oktoobri algus oli järsku? Ja siis oli sügisel ikkagi jah, et noh, peaaegu vägisi vedasin ta kohale, ta peaaegu oleks mitte tulnud, aga ma sain ikka hakkama. tugev Eesti naine. olge ettevaatlikud, Eesti mehed. ja ei, keegi jõudu ei kasutanud otseselt. ei. et jah, panni ka ei olnud vaja. aga te tulite sinna konverentsile ja tegelikult, kui ma ütlesin, et kes tahaks nüüd teha valiku, kas siis 6 kuud või tervelt 12 kuud minuga koostööd teha, siis andke endast märku. ja ma mäletan, Alari ja te istusite seal suhteliselt taga ja siis Alari oli esimene, kes kargas püsti, mina. Me ei olnud taga, me olime keskel, sest et ega siis alla vipi me ju ei tulnud. väga aga kusjuures pean ütlema, et sa mäletad valesti.
tegelikult oli see, mina mäletan seda selliselt vähemalt, et sa ei jõudnud isegi veel küsida, et kes tahaks tulla, vaid kuskil kohapeal lihtsalt oli, et sa nagu üleüldiselt rääkisid coaching ust ja Alori hüppas sealt umbes püsti, et kuidas me sinna tagasi pääseme. võib küll olla. Vot see on Umbes nii. erinevad nagu mäletamised on ju. Jaa, just. Et see oli hea, et sa isegi ei jõudnud veel öelda, siis sa ütlesid talle, oota, ma kohe räägin sellest ka. Väga hea. Ehk tegelikult vaata, see on jälle hea näide sellest, kuidas me tavaliselt kohtleme inimesi, on ju. Me mäletame tegelikult sündmusi erinevalt, aga see ei tähenda, et see on nagu vale, vaid ongi, meil on erinev nägemus asjadest. Nii et Jah. Heidi, taaskord väga hea punkt on ju, aga see ongi nagu äge, et nüüd ma saan selle loo ringi teha. Aitäh sulle, Heidi. Ja No vot. hakkasime koostööd tegema. Mis siis juhtus? Oota, ma nüüd mõtlen, tollel hetkel oli minul veel see lagunemise hetk siis nii-öelda. Et tol hetkel, kui Alori siis ta tahtis seda ikkagi enda pärast ja siis hakkas temal kasv tekkima. Sellest, ma arvan, teil tasub omavahel rääkida, kui ägedalt tal läks. Aga minul oli tollel hetkel ikkagi veel see fookuse hajumine ja jõudsin ikkagi ju tegelikult välja kuni siis konkreetselt depressioonini ikkagi. Et sain ikkagi selle diagnoosi endale kätte. Et suutsin ära toota. Et Karmo teab, keegi teine võib-olla ei tea, aga siis nendest peatükkidest, mida me seal õpime, siis iga peatüki järel on sihuke artikkel ja siis minu lemmikosa on vastutus. Ja siis ma võtangi tegelikult puhtalt vastutuse ise selle eest, et ma ise tootsingi selle endale, sest tegelikult ma ju mäletan, mismoodi need mõtted liikusid sellel hetkel ja ühel hetkel ma otsustasin, et nüüd aitab. Ja lõpetasin kogu selle võrkturunduse pulli ära. Vaatasin, et see ikka ei, et ma ei saa seda fookust niimoodi laiali lasta valguda, et ehitame nüüd tagasi uuesti korralikult selle raamatupidamise poole ja veel paremini, kui ta ennem oli. Ja nüüd ma siis sellega olen tegelenud ja kui ma päris aus olen, siis ma olengi nüüd tegelenud põhimõtteliselt sellest ajast saadik, ütleme peaaegu 2 aastat nüüd, et kõigepealt, et ennast sellest august välja tuua, kus ma siis selle firmaga olin, sest mu firma kukkus ikka nagu päris mõnusasse auku, ütleme siis nii. Ja nüüd on siis nagu hakanud peale ka tulema, et kasv ka nagu toimuma uuesti, aga täiesti niisugune teadlik töö ja päriselt nende peatükkide läbi töötamine. Just, et tegelikult ongi, et me tihtilugu vaatame asju on ju, noh, ikka oma seda nagu eesmärki paika ei saa või fookust on ju. Ja siis tegelikult me ikkagi oleme nagu taskulambid igasse nurka. Aga sinu, noh, miks ma tahtsingi sinuga seda lugu ongi see, et inimesed arvavad, et see on nagu jube kiire edu ja kõik asjad juhtuvad. Tegelikult on see nagu areng, enese süüvimine. Ja Alori on jälle nüüd olnud siis sellest, ütleme, esimesest alguspunktist on ju. Ja samamoodi on ülikiiret kasvu, on olnud tagasilööke, on kõiki asju olnud. Aga sa ei lasku enam sinna tasandil, selles mõttes, et nagu sa ei jää sinna auku nagu, kuidas ma ütlen, musta auku sobrama vaata, et kaevad veel sügavamaks, vaid sa hakkad nagu seda nagu ülespoole ikkagi liikuma. Ja minu arust see ongi olnud nii äge protsess vaadata, kuidas tegelikult te ju mõlemad olete üksteist ka toetanud. Absoluutselt. Ja tänu sellele olete siis edasi liikunud ja jõudnud siia, kus te olete, on ju. Aga mis on see, mis sa oled nagu kaasa võtnud praegu? Mida sa julged öelda teistele inimestele, et kui sa võtad lühidalt kokku coaching'u olemuse enda jaoks, enda sõnadega vaata, sest iga inimene saab sellest täiesti erinevalt. No nagunii saab iga inimene erinevalt sellest ja erinevalt saab aru, et isegi kui ta on minu sõnadega, siis teised saavad ilmselt ikka natuke teistmoodi kuskil aru. Coaching, kuidas ma selle hästi kokku võtaks? Jõle hea küsimus. Tead, ma ise olen mõelnud seda selliselt, et meil on kõikidel tegelikult ju info kättesaadaval ja vastutus, kas me seda kasutame, on meil endal. Aga kui sa tahad selgust luua, siis üksi seda infot läbi käies seda selgust ei tule, sest sul on vaja mingit teejuhti, kes aitab sul natukene siis selles labürindis seal
seal seda õiget teed leida või seda näha siis nagu kaugemalt, sest me iseenda asju ju kaugemalt ei näe väga naljalt, selleks peab ikka suure töö tegema, et sa oskad ise kaugemalt vaadata üldse. Ja isegi kui sa oskad, siis ikka on vaja seda kedagi, kes oskab veel kaugemalt vaadata hoopis teise nurga alt, onju. Et ja minu meelest coach või mentor, et kellele, kes ja mis oskab seda aidata niimoodi kõrvalt vaadata. Ja kui ja isegi ütleme, oletame, et kui sina ei näe minu firmas või minu elus asju kõrvalt nii hästi, siis sa oskad öelda, et aga küsi tema käest, et tema võib-olla oskab sulle näidata, et sul on jällegi on need kontaktid ja sa tead, kellega siis võiks ühendust võtta ja temalt siis küsida, et aga mida sa võiksid siin kohapeal teha, onju. Et üks coach'i sihuke, noh, ma ei tea, ma ise nimetan seda rohkem mentoriks kui coach'iks. et Heal lapsel on mitu nime. jah, aga siis selles mõttes, et üks sihuke asi on see network, mis sealt tuleb siis kaasa. Et mida sul mujalt, muidu sul ei ole mitte kuskilt seda naljalt võtta, et tihtipeale ikkagi on see coach või mentor siis see inimene, kes tõukab sind veidikene edasi, onju, vahest annab jalaga kõvemini, vahest natuke õrnemini niimoodi sõrmenipsu. et sa lihtsalt läheksid liikumisse. et sihuke tugi, et tugiisik. Ja kuidas see teie suhet on mõjutanud näiteks koos coaching us olemine, sest mina alati ütlen, et minu nagu eesmärk on see, et kui üks perest nagu tahab, siis see oleks väga meeldiv, kui tuleb ka teine, onju. Noh, teie lugu oli see, et Alari alguses vaatas nagu kõrvalt, noh nagu enamus jah, Eesti mehi vaatab ikka kõrvalt, onju. jah, Las see naine siis rabeleb, sest Eesti naised on sellised pealehakkajad, onju. Ja mees vaatab kõrvalt ja siis ongi seesama, mis sa just ennem rääkisid, noh, kuidas sul läinud on, oled raha tagasi teeninud. Et jah. kuidas tegelikult, kui te nüüd päriselt hakkasite nagu koos käima, kuidas see on mõjutanud teie nagu kooselu asja? No kindlasti on hakanud Alari vaatama asjadele teisiti. Ja kindlasti vaatan ma ise ka, no mina lihtsalt hakkasin natukene ennem vaatama teisiti nendele meie isiklikelegi asjadele. Aga nüüd on hakanud nagu tema ka teise nurga alt vaatama, et aru saama, et tegelikult kõik asjad ei olegi alati, et teise süü, et minul selline tunne on või et selline asi kuskil juhtub, vaid et tuleb ikka endale otsa vaadata. Enamus inimestele ei meeldi endale üldse otsa vaadata ja tõde kuulda, kõige vähem veel omaenda elukaaslaselt või abikaasalt. Aga me oleme ka seda nüüd natukene õppinud, et me kuidagi ikkagi suudame selle vastu võtta. et vähehaaval, jah. Aga mida sa ütleksid nüüd inimesele, kes vaatab seda praegu videot meil, sest me väga pikaks ei lase seda minna, sest Heidi võiks rääkida siin, ma arvan, et nädal aega järjest oma Vabalt. kogemusi ja välja õppetunde. Et mida sa ütleksid inimesele, kes on nagu, mina ütlen alati, et inimesed on tihti nagu kaitseseisundis, et ma tahaks nagu muutust, aga ma pelgan seda muutust. Et mis oleks sinu nagu sõnum inimesele, kes nagu tahab muutust, aga võib-olla ei ole julgenud seda muutust veel teha? Aga siis ma ei tea, ma ise nagu küsiks, et mis on siis see kõige hirmsam asi, mis juhtuda saab? Et muutus tulebki või? Mhm. et halvimal juhul ei muutu mitte midagi ja parimal juhul tuleb väga palju väga häid muutuseid. Ja kui seda esimest sammu ei astu, et ega siis teist ka ei tule ju. Absoluutselt. Kas sa julged soovitada, et inimestel tasuks broneerida omal see tasuta konsultatsiooni võimalus, mida sinagi kunagi tegid? Kas see tasuks Kindlasti. inimesele ära broneerida ja hakata nagu selle esimese sammuga liikuma? Kindlasti tasuks, kuule, see ei maksa ju mitte midagi. Mida sul kaotada on? 20 minutit oma elust saad ülihead nõu. Ma ise, kui see esimene meie tasuta konsultatsioon oli tookord, siis ma sain juba nii hea nõuande, et see juba pani mind kasvama. Enne kui ma isegi olin liitunud coaching uga. Et selles suhtes mitte midagi kaotada seal küll ei ole ja tõesti, kui seda esimest sammu ei tee, ega siis teist ju ka ei tule. Absoluutselt nõus sinuga. Heidi, aga aitäh sulle selle tagasiside eest ja soovin sulle edu. Naudi Soomes oma toimetamisi. Kui keegi vaatab ja kuuleb, et Heidi on Soomes, siis raamatupidamise ettevõte, panen selle lingi sinna YouTube'i juurde, kui ma jagan sotsiaalmeedias, tuleb sinna link juurde. Võtke Heidiga ühendust, tal on mõtteviis paigas, ta teab, mida ta teeb, ta fookus on paigas, võtab uusi töötajaid omale, laieneb, kasvab, nii et
kõik saab alguse sinust, broneeri omale tasuta konsultatsioon ja vaatame, kas me saame teha koostööd selleks, et sinu unistused ellu viia. aitäh sulle, Heidi! aitäh, tšau!